iseorganiseeruv organisatsioon. Mul on võib-olla kõigepealt siia küsimus siia saalile, et kas siin on inimesi, kes on ettevõtjad või juhtival positsioonil kuskil kogukonnas kas või organisatsioonis? Ja kuidas on tunne, et kas tahaks nagu anda nagu rohkem võimu oma töötajatele, inimestele, aga ei ole leidnud nagu head viisi, kuidas seda nagu teha, et midagi läheb nihu, kes siis vastutab, kas on selline tunne? Jah. Et kui me mõtleme hierarhilisele süsteemile, siis see on nagu me teame, kes vastutab, kõige tipus kõik vastutab, ja siis me anname niimoodi vaikselt püramiidi skeemil niimoodi võimu edasi. Ja see on tegelikult meil väga hästi teeninud, see oli nagu edasi samm, oleneb millist ajalugu sa nagu kuulad või usud, aga no ütleme siis selle ametliku ajaloo järgi on see versioon, kuidas see oli edasiminek, kuidas sai veel suuremaid projekte teha, siis selle hierarhia probleem tänapäeval on see, et see näeb rohkem välja nagu selline. Et kes siin mõnuained on ja kes on siin eksinud, et tegelik valitsemine käib hoopis teisi kanaleid pidi, hoopis teiste loogikate järgi, et meil on lihtsalt siuke sidusus on tekkinud nii tugev, ei ole enam niimoodi, et preester andis seal kuskile alampreesterile ja siis keegi rohkem infot teadnud, nüüd on meil on Facebookid, meilid, mobiilid on ja kõik värgid, et aeg on nagu edasi minna, tegelikult meil ongi see juba see miski tahab juba luua meist nagu inimkonnana ja ma loodan, et ma selle 15 minutiga suudan teile nagu tekitada mingi huvi, sest see teema on tegelikult selline, et see vajab nagu nädalajast kursust või nagu praktilist, et siit kõige rohkem võib-olla saangi teile anda nagu seda, et huvi selle teemaga kõik viited on teil need, kes flyerit saite, siis seal teisel pool on siis need 3 põhilist muutust ja seal all on üks link ka, et sealt saab edasi kasulikele materjalidele, kuna see on selline täiesti uus kontseptsioon. Ja ma loodan, et te tunnete pärast seda pigem niimoodi, et entusiastlikult, et me nagu, kõik on olemas, kõik on nagu vaja lihtsalt uues kontekstis nagu rakendada, et ei ole mingit, me ei leiuta siin jalgratast, vaid jalgratas on juba olemas, me lihtsalt ainult üks inimene sõidab seal ja teised mõtlevad, et kurat, sõidab väga jalgrattaga, aga ma siin sõidan oma kivirattaga. Et kuidas see minu jaoks algas? Oli nii, et oli 20. märts, kevadine pööripäev ja mul on ühtlasi ka selle samal päeval sünnipäev 2015 aastal ja ma sattusin peale sellisele mehele nagu Frederic Laloux, õigemini tema raamatu esitusele YouTube'is ja sellest nagu ma vist avastasin selle alles hilemal õhtul ja ma ei saanud terve see öö magada, ma lihtsalt nagu ahmisin seda infot sisse, ma võtsin see esitus oli mingi üle tunni aja pikk ja läksin kõikidesse nendesse organisatsioonidesse sisse, ma olin mingi, mis asja, siuke asi on olemas ja mis ma ei näe seda juba nagu homme nagu püsti panemas. Ja tellisin kohe raamatu ära ja sealt nagu läks edasi, et ma nägin, kuidas see on nagu mingi puuduv lüli, miks me ikka veel nagu takerdume nendesse bürokraatiatesse, et me tegelikult ei oska lihtsalt uuel tasandil veel organiseerida, aga siis tuli selline kingitus minu ellu ja mis andiski nagu selle tõuke ja ma mõtlesin ka seda mõtlesingi niimoodi, et mitte mina ei valinud seda välja, et mina hakkan nüüd seda tutvustama, vaid see nagu antigi, et võib-olla ma pidin olema see hääl, kes hakkab sellest rääkima Eestis. Et näited ajaloost, kuidas siis teadustaseme muutus, me oleme siin vabad inimesed, kuidas me oleme hakanud nagu iseendaga tegelema, kuidas meil on nagu produktiivsus kasvanud tänu sellele, et meil on ühenduvus hästi kõrge, siis üks näide ajaloost, kus see täpselt sama asi juhtus või oli selle vajalikkus, oli feodalismi muutumine kapitalismiks madalmaades, kus feodalism oli lihtsalt igas mõttes kehvem, vanem, madalmaadel oli ju, seal on ju maad vähe, siis feodalism ei suutnud põllumaad hästi manageerida, siis tekkis kapitalism. See lihtsalt inimteadus oli arenenud palju kõrgemale ja oli vaja uut süsteemi. Siis nüüd me oleme nagu tänu internetile, tänu vaimsusele, tänu kõigele, mis meil on siin, oleme jõudnud uuele astmele seal sidususes ja see läheb ainult eksponentsiaalselt kiiremini, et võib-olla sellest iseorganiseerumist tuleb veel mingi järgmine, veel kiiremini. Nii et
ja siin taustal Saale pani mulle selle peale, et ma räägiksin selle liblikuks saamise metafoori selle artiklis kirjas. Kui röövikud me kujutame ette sellise kapitalismile, et sööb kõik ära, kõik tarbime ära, kõik metsad võtame maha ja kõik on hullult nagu tarbime. Ja siis tuleb see nukkumisfaas. Ja ütleme, et rööviku puhul ta sööb kõik lehed ära puu peal ja siis läheb nukkumisfaasi. Siis röövikul on selline huvitav omadus, et tal on, neid nimetatakse teadusliku terminiga imaginaalkettad, sisuliselt nagu rakud või mingi algne teadmine, et ma kunagi saan liblikaks, aga need on seal röövikus juba tegelikult olemas ja need aktiveeruvad alles nukkumisfaasis. Nukkumisfaasis siis kogu see sisu lahustatakse ja see ongi märk, et ühesõnaga süsteem ju kukkus kokku, süsteem on lagunemas ja see on, olukord on sitt, aga see on väetis me tulevikule, et siis see paneb nagu käima need valgustunud rakkudeks ja neid valgustunud rakke hakkab nagu veel uusigi tekkima ja kriitiline hetk saabub siis, kui need uued rakud hakkavad ühendusi looma ja kui need ühendused on piisavalt tugevaks, on alguses neid nagu proovitakse vana süsteemi või vanad rakud proovib nende maha suruda, aga kui need ühendused on hästi tugevaks saanud, siis lõpuks toimub see transformatsioon ja ilus liblikas. Nii, 3 arenguhüppet iseorganiseeruval organisatsioonil, need on seal paberite peal ka kirjas, ma võin ette öelda, see on evolutsiooniline areng, terviklikkus ja iseorganiseerumine. Ma jõuan üsna kiiresti sinna iseorganiseerumisele, aga ma tahan hästi üle rõhutada, et see terviklikkus, mis on siis mediteeriv mees seal ja siis mägi, mis on siis niisugust kõrgemat eesmärki iseloomustab, et need on nagu sama olulised kui see iseorganiseerumine. Ja terviklikkus ma nägingi 2015, siis ma sain mingi aasta või poolteist hiljem aru, et see ongi see takistus, miks me ei ole jõudnud sinna. Et see arusaam, et sa oled nagu oma... Ma jõuan ühesõnaga järgmisel slaidil sinna lähemalt, aga see oligi nagu peamine takistus, miks Eestis neid organisatsioone ei ole veel tekkinud, et meil see inimese areng on veel nagu arenemas, aga alates sellest ajast on tegelikult nagu väga jõudsalt see edasi arenenud. Ja ehk siis alustame esimene arenguhüpe, mis siis iseorganiseeruval organisatsioonil tuli või kõiki neid organisatsioone. Neid on alates koolides Berliinis, mis töötavad täiesti uuel mudelil, alates energiatootmisettevõtte rahvusvaheline 40 000 töötajat, siis on põetamisteenus madalmaades, kus on üle 7000 töötaja, kes 5 aastaga 10 töötajad kasvavad 77 000 töötajale, võtsid 80% turust üle. Ühesõnaga, neid on nagu näited on nii fenomenaalseid tegelikult, et mis see uus teadustase, see terviklikkus ja iseorganiseerumine suudab nagu ära teha ja miks mitte ka siis nagu ühiskonna perspektiivis. Kui kollektiiv saab kokku ja loob organisatsiooni, siis see organisatsioon justkui ärkab ellu, tal on mingi oma soov, mida ta soovib siia ellu luua, enam ei ole nii, et CEO juht ütleb, et me läheme sinna, suuresti mõjutab, aga organisatsiooni kogu see tervik, sellel tekib oma kõrgem eesmärk. Ja sellel ma nagu praegu väga ei keskendu, see on selline üks arenguhüpe. Teine arenguhüpe ongi siis terviklikkus, et sa oled 100% inimene, sealt tulebki see, miks see madalmaade, see püürtsorg, põetamisteenus võidutseb, on see, et kui sa oled tööle oodatud täpselt sellisena, nagu sa oled, oma kogu täiusega, oma meespoole, naispoolega, sind ei kritiseerita seal, sa siis loovus läheb täiesti valla. Need põetajad mõtlevad täiesti geniaalselt, täiesti kastist välja lahendusi ja sealt tulebki see nagu suur võiduvõti. Muidugi on see ka eeldus selleks, et üldse saada konflikte lahendada, et inimesed tegelevad iseendaga. Ja kuna sellel teemal on Eestis tuhandeid inimesi, ma ei taha öelda, et ekspert, ma ütlen, et see on eeldus sellele, et kuidas iseendaga tegeleda, see on osa sellest, kui sa tahad hakata uuel struktuuril, uuel teadustasandil organisatsiooni looma või selles osaleda. Et näiteks selles põetamisteenuse organisatsioonis madalmaades on kõik töötajad läbivad kursuseid ja üks kursus on näiteks, kuidas konflikte lahendada. Sisuliselt õpetataksegi, kuidas meil tekib
ma tean 100% kindlusega, et meil tekivad mingid konflikte siin, ükskõik mida me koos teeme, aga kuidas neid siis lahendada niimoodi, et me kustutaks Facebookis ennast üksteist ära, ei kustuta, ma ei suhtle sinuga enam, vaid kuidas me nagu saame kokku, räägime nagu läbi ja me leiame ikkagi need lahendused, need piirid, võib-olla saame aru, et olemegi erinevad, valed rollid on valedele inimestele sattunud. Ja terviklikkus siis jah, on inimese ratsionaalsus kombineeritud emotsionaalsuse ja spirituaalsusega. Et kui me kujutame ette sellist tüüpilist hierarhilist organisatsiooni, võtame mingi suure rahvusvahelise brändi, siis seal on niimoodi, et kõik peab olema teadustöödega niimoodi. Kui sul teadustööga ei ole näidatud, kuidas see mingi otsus seal turunduses mõjutab, kuidas meil järgmine kvartal hakkab 10% kasvama, kui sa seda ratsionaalselt ei suuda ära tõestada, siis on no go, aga mul on niisugune tunne, ma näen, mingid inimesed räägivad sellest, no ei. Ja siis on teine see pool, kus Google'i tüüpi või võib-olla Google'i ei ole jääda, aga sellised perekondlikest tüüpis seal on niimoodi, ei, ära mõtle selle ratsionaalsusele, mõtleme emotsionaalselt, mis tunne sul tekib. Siis nagu sellel on oma nii-öelda miinused ja nüüd ongi siis me kombineerime need mõlemad. Et ühelt poolt me teame, et see ei ole õige, aga ma ei tea, miks on ju. Ja siis sa nagu proovid selle ratsionaalsuse sinna juurde võtta. Tihti need ainult emotsionaalsusele keskenduvad organisatsioonid, ühel hetkel lõpp raha otsa ja siis ongi pidu läbi. Et siis see on nüüd selline, mis kombineerib mõlemad. Jah, ja terviklikkuse juurde alla ma panin ka selle, et kogu info on avalik, 100% organisatsiooni puudutav info on avalik ja miks see vajalik on. Kui me nüüd kujutame ise organiseeruvat organisatsiooni, sul ei ole enam, sa pead ise otsuseid tegema, sa küsid küll nõu, aga sa pead ise otsuseid tegema, siis kuidas sa saad teha parima otsuse, kui sul on ainult 20% infost. Sa ei tea, nagu, mis toimub ressursside majas, sa ei tea, mis toimub finantside majas, sa ei tea, mis toimub üldse nagu maailma, kui sul ei ole seda infot, siis ei saa teha parimat otsust. Ja see on tüüpiline nagu tavalistes hierarhilistes organisatsioonid ongi, et sa saad ju aina väiksema selle sektori sellest infost, aga siis nendes organisatsioonides on nagu kogu info on avalik, mis puudutab siis organisatsiooni ja see on nagu selle eeldus. Ja üks hea näide, üks hea näide sellest Berliini koolist, kuidas siis seda terviklikkust reaalselt praktiliselt rakendada. Üks kool Berliini, kes linnas, ta on kristlik kool küll, aga ta rakendab ise organiseeruva organisatsiooni põhimõtteid. Ja neil on reede hommikul kell 10 vist oli see, saavad kõik umbes sama suures saalis kokku, ega neil seal väga suur kool ei ole, mingi 200 inimest koos koristajate, õpetajad, kõik, kogu kooli vere tuleb kokku. Siis nad alguses laulavad, natukene mingi 10 minutit ja siis on vaba mikrofon, lava peal on mikrofon ja igaüks, siin on vaba mikrofon, siis igaüks, kes tunneb, et ta tahab midagi positiivset öelda, mis ta nagu saavutas või mida ta tegi, või siis teist inimest kiita. Ja need on ainukesed 2 reeglit, ehk siis sa nagu ei lähe sinna, et sa oled nii jobu on, et sa lähed ikkagi nagu kiita. Ja see haavatavus või kui inimene räägib loo, kuidas ta nagu sai mingist oma hirmust üle, see ühendab, see haavatavus. See on naljakas, me nagu kardame olla haavatavad, et keegi tuleb ja pistab siis sinna noa, sest teistpidi hoopis nagu ühendab ja teeb tugevamaks. Ja selline praktika on siis reaalne, mida kool kasutab, mis on siis nii-öelda mis toimib ja mis see kool ütleb, et see on üks praktika, mis võib-olla seda iseorganiseerumist nii-öelda nendel töös hoiabki. Iseorganiseerumine, arenguhüpe 3, siis on seal pealkirjana ja ringide süsteem. Siin on, see on hästi, no nüüd see osa vajakski nagu seda nädalapikkust koolitust. Proovin siis anda mingi praktilisi asju, mida homme saate juba nagu oma organisatsioonis kasutada. Kuidas käib siis otsuste tegemine? Kui nagu juht ei otsusta, kes siis otsustab? See käib nõuandeprotsessi kaudu ja kombineeritud rollidega. Igal ühel on mingi roll seal organisatsioonis. Ei ole enam ametiposti, mis on nagu kasti pandud ja hästi nagu, vaid rollid on hästi dünaamilised. Kui sul on liiga palju rolle, siis sa saad keegi saab selle mingid rollid sult nagu koormat ära võtta. Et hiljem tuleb pilt, mis seletab seda rollide teemat parem. Aga nõuandeprotsess näeb välja nii, et ma näen probleemi. Ma näen, et siin see tabloo on ju viltu, ma näen seda probleemi. Siis ma küsin nagu Erki Veiko, et kuule, kas on viltu või? Kas sulle tundub ka, et
sina oled nüüd ekspert, et kas on viltu, siis sa lähed sinna taha ja siis no see on hästi näitlikult hästi lihtne otsus, on ju. Jumala sirge, väga õige. Ja siis ma kuulen Erki Veikult ja võib-olla see otsus ei ole väga oluline. Mida suurem otsus, seda rohkem nõuandeid ma küsin. Ja siis mõtlen, et aga äkki ikka vist ongi sirge. Ja siis mõtlen nagu, see praegu oli otsus, et ma ei tee mitte midagi. Aga ütleme, et oleks mingi asi olnud, kus on nagu, võib-olla ma ikkagi tunnen, et see on ikkagi nagu viltu ja ma saan ja teen ikkagi lõpuks otsuse, et ma nagu muudan seda. Aga nüüd ongi see, et ma ise otsustan, ise vastutan. Ütleme, võtame mingi suurema projekti, meil on vaja ladu ehitada, siis sa küsid väga palju nõuandeid nii-öelda inimestelt, keda see mõjutab, ehk siis organisatsiooni töötajad, pluss inimesed, kes on eksperdid, need 2 gruppi nagu asjatundjad ja keda see mõjutab. Nendelt pead nõu küsima ja vastavalt otsuse suurusele pead siis nii-öelda arvuliselt nii-öelda suurendama, mida väiksem otsus, seda vähem nagu põhimõtteliselt nõu küsima. Konfliktide lahendamisest natukene rääkisin. Sellel on ka erinevaid metodeid. Sellel ma, ütleme, et see on oluline osa, neid konflikte tekib. Esimene samm on see, et inimene, kelle vahel konflikt tekib, ei panda kuskile avalikult, et nüüd on konflikt, vaid alguses proovid need 2 inimest omavahel saada, see on nagu selle kirjutamata reegel. Siis kui nad kahekesti hakkama ei saa, siis tuleb 3. vahemees, keda mõlemad usaldavad ja siis niimoodi vastavalt minnakse nagu, et konflikt ei tõmmata suure kelle külge ja organisatsiooni tõmmata kummuli pärast seda, et need emotsioonid on tõesti väga võimsad energiad ja neid ei tasu niimoodi lahmida kogu organisatsiooni peale. Rollid, see on hästi põnev teema. Tõin siia ühe nii-öelda üks siis organisatsioon USA-s, kes siis õpetabki ise organiseeruvat organisatsiooni printsiipi, holacracy. On Robertson on siis see, kes on selle juht ja kes selle nii-öelda ajud selle taga ja on loonud see terve süsteemi, ökosüsteemi koos tarkvaraga, koos raamatuga, koos kursustega, kõik värgid. Ja sealt ma võtsin, nagu tõlkisin eesti keelde, et see on selline näeb välja nagu tüüpiline roll, et neid rolle nagu siin paremal üleval ka näete, neid on nagu väga palju ja need valged rollid on rollid, mis on veel täitmata. Igal rollil on kõrgem eesmärk, et siis sisuliselt rollil on nagu kompass on peale pandud, et siht on teada, mis on see rolli eesmärk. Seal tuleb veel eraldi koosoleku vorm, kus neid kõrgemat eesmärki määratakse. Kõrgem eesmärk määratakse kollektiivselt, aga kui see on määratud, siis juba rolli täitja saab ise seda sellele lähtuvalt nii-öelda otsuseid ja nii-öelda, et mu eesmärk on turundust teha ja siis kõik, mis tekitab suminat selle ümber, siis ma nagu tean, kui see on eesmärgipärane, siis see on nagu õige. Ja siis on samas ka, aga kui ei ole juhti, kes siis nii-öelda varad eest, meil on laohooned ja autod ja mingid muud varad, siis need on rollide vahel ära jagatud. Igal rollil, kõikidel ei ole, aga rollidel on varad. See on nagu praegu selles aktsiaseltsis, kus me elame, on täpselt samamoodi sa ju registreerid oma auto, siis sina oled nagu see auto nii-öelda vara vastutajaga, omanik on nagu et see on sarnane, et sa ei ole nagu omanik, et sa vastutad selle vara eest. Kui see tuli kellelegi uudisena, siis vabandust. Ja siis on meil mingid kindlad ülesanded, vastutusalad, mille saab ka ära defineerida. Ja selline, ühesõnaga rollides käib see nii-öelda elu ja rolle luuakse sellisel uuel koosoleku mudelil, mida tehakse alguses tihemini, hiljem kord kuus, kus luuakse uusi rolle, kustutakse vanu rolle, täiendatakse, et see on rollide loomine, nagu work on business, not in business, see muutub seal nagu täiesti järgmisel tasemel, et seal töötataksegi rohkem nagu selle süsteemi endaga. Inimesed ise oskavad tööd teha, mul ei ole vaja õpetada sulle, kuidas haamrit seina lüüa, naela seina lüüa. Haamrit ma seina ei oska veel lüüa, siis võib-olla seda ma ei õpetada. Erki, ma pean võtma rolli ja piirama umbes minuti-2 pärast. Minuti-2 pärast, nii. Siis tegelikult mul olidki siin viimased slaidid. Võib-olla sellel samal struktuuril ise organiseeruvad selliste nii-öelda sõõridena, kus on rollid, kus on igal nii-öelda kogukonnal on oma mingid eesmärgid ja siis kuidagi me selle asja nimi ühiskondlikus plaanis on sotsiokraatia, mis annab ka veel nagu veel lisa nii-öelda infot. Ühiskondlikus plaanis mul ei ole ette tuua mingit riiki või mingit kogukonda, kes juba sellel struktuuril töötab. See ongi nagu nii uus, et ma tõin paralleelidena, mis ärimaailmas või majandusmaailmas töötab.
ja mina tänan, võib-olla see on visioon, mis minu peas on, et milline võiks olla siis uus vaba Eesti. jah, aitäh!